nüüd tutvume Tallinna lähistel erinevate uusarendustega, kuhu endale ka uus maja soetada. Oleme täna tulnud Jõenurme arendusse, et näidata, millega siis Preeminent House'i töökas tiim tegeleb. Et siin paremat kätt on meil esimese etapi majad, kinnistud valmis, õnnelikud perekonnad elavad sees juba ja siin teisel pool käib siis meil järgmise etapi majade ehituse. Täna natuke tutvustaks, et millest me siis ehitame oma maju, et meie kõik majad on ehitatud termoplokist. Termoplokk on minu hinnangul üks kõige paremaid ehitusmaterjale, millest endale üldse kodu ehitada, et see tagab sulle hea sooja pidava konstruktsiooni, tugeva konstruktsiooni, tegemist on lõpuks raudbetoonmajaga. Siin on siis termoploki materjal, ta on praegu ladustatud kujul, et tegelikult need on erinevatest moodulitest koosnevad, et sellisel kujul tuleb ta siis objektile. Ei ole vaja mingisugust kraanat kasutada, kõik on käsitsi maha laetav. Siia nende sildade peale pannakse metallarmatuur ja see osa valatakse kõik betooni täis, et tegemist on lõpuks raudbetoonmajaga. Siia on hea lihtne kinnitada kõike. See on siis sisemine osa, siin on 5 cm sellist poruformu soojustusmaterjali ja siis põhisoojustus on siin väljas, et sellest majast saab ehitada A-energiaklassi hooneid. Ja need on ülikonstruktiivselt, ülitugevad, monoliitsed ja igal ajal saab neid ehitada, sõltumalt ilmastikust. Siin on siis üks üksik elementplokk ja siin ma saan näidata teile, et see on külmasilla vaba. Siin on küll üks suur nurgaaken, aga külmasilla vaba nagu konstruktsioon. Ehk siis siin on vundamendi soojustus ja seinasoojustus läheb vundamendi soojustusega otse kokku. Ja kandev osa tuleb siis juba betoon põranda peale. Ja niimoodi siis on võimalik ehitada mitmekordseid konstruktiivselt hästi tugevaid soojas ja ilma külma sildadeta maju. Ehk siis A-energiaklass on nende majade puhul hästi lihtsalt saavutatav. Tere tulemast Veskiveere arendus Assakul, et septembri lõpuks on meil see arendus sellises etapis, et kõik lendid on oodatud tutvuma, haljasalad, kõik on valmis, liitumised tehtud, elektripostid püsti, nii et olete väga oodatud siia oma kodu rajama. Meie naudime siis haljastuse teostamist Veskiveerel, kuhu tuleb imeline üldala ja mänguväljak. Me nimelt rajame Visioon projekti poolt koostatud imelist haljastusprojekti, kus me rajame mänguväljaku, siis lisaks tuleb siia pergola ja väga palju erinevaid taimi. Üldine kontseptsioon ongi siis enelahekid kahel pool üldala, mis siia keskele samamoodi looklevalt õitsvate enelatega hekk. Lisaks on siin erinevad Eestis tavapärased looduslikud puuliigid nagu mänd, harilik sarapuu, siis on erinevad õunapuud, et oleks ka vilju noppida. See vajab veidi head kujutlusvõimet, aga siia poole me rajame Sahhalini pihlaka allee. Ehk siis siin tuleb väga ilus tervese tee, tuleb Sahhalini pihlakatega ja selle alla rajame niidumuru. Me otsustasime selle projekti puhul, et kõik haljassaared, mis siis on eraldiseisvad ja mis ei lähe tavamuruga kokku, et need võiksid olla hoopis siis niiduseemnetega, kus on õitsev lillemuru. Kuidas see valik sai tehtud, oli just selliselt, et need on eraldiseisvad haljassaared ja seal ei ole siis kasutusfunktsiooni muud kui et on haljassaar. Lapsed ei lähe sinna palli mängima, keegi ei pea sinna muru peale paljajalaga astuma, et see võib olla täitsa eraldiseisev. Ja lisaks, mis on niidumuru puhul positiivne, et tal on väga madal hooldusvajadus. Ehk siis seda peab niitma ainult korra aastas või 2. Ja teistpidi see tõstab looduslikku mitmekesisust, ehk siis see on elupaik putukatele, liblikatele ja ka esteetiliselt see on kindlasti palju nauditavam kui üks madal golfimuru.
aga siiski siinpool, kus on tavaalad ja lapsed mängivad, siis siia läheb maha ikkagi tavaline muru ja on siin võimalik täitsa vabalt liikuda.